Tallinna supiköök, mis asus Pae tänaval, on nüüdsest hoopis uuel aadressil, nii et sinna ärge minge. Tulge siia Punane tänav 48B, sest et siin avati just täna äsja uus supiköök, kus on ka täiesti kaasaegne varustus. Kohe näete. Teie esimene mulje siis sellest uuest supiköögist on milline? Väga hea. No tulite siia, Korras. no ka öelge, kui tihti te üldse supiköögis käite, et iga päev on lahti, olete iga päev siin? No kui nüüd hakkab olema, aga muidu ma olen siin kõrval sotspinna peal, meil on oma köök kodus ja siis me saame kodus ise teha. Aga muidugi, kui võimalus on, siis ikka tule. Aga kui tihti te ise sooja sööki teete, et kord päevas võiks ju ikkagi midagi sooja süüa? Ja kord, ma teen ise ka ja aga muidugi. Soe supp on alati hea. Ma elan siin kõrval ja ma tulin vaatama lihtsalt, kas supp on hea või ja süüa midagi ka. Et täna ise ei tee, täna tulete vaatate, mis supiköögis antakse? Ja. No mis tavaliselt supiköögis on, mitu valikut või on ikka üks supp rohkem? Ma ei tea, ma olen esimest korda. No aga öelge, kui supikööki ei oleks, kas te sellise ühe sooja kõhutäie päevas saaksite kuskilt kätte? Ma ei ole kindel. Tühi kõht ja külm ilm. Väljas on ikka päris külm, ilma sooja kõhutäieta üldse ei saa enam. No ei saa jah. No mis te ootate siit, et äkki, ma ei tea, 2 sorti suppi, 1 sorti suppi, mis siin antakse, teate juba? No ei tea. Aga seda huvitavam ongi? Jah, kohe näeme. No aga öelge, kui sellist kohta ei oleks ja sellist võimalust ei oleks, kus see vaene inimene selle ühe korra päevast sooja kõhutäie võiks saada? Ma arvan, et ei saagi mõelda. Et selles mõttes on ikka väga hea, et supiköök olemas on. Ja, ma usun küll, jah. Tingimused, nagu te näete, on isegi palju paremad, et näiteks Pae tänaval oli niimoodi, et isegi tualettruum asus õues, mida siis teenuse kasutajad ja supisööjad said kasutada. Aga siin uues hoones on siis kõik need tingimused palju paremad, mugavamad, nad tulevad uksest sisse, neil on võimalus kohe siin käed ära pesta, üleriided saab vajadusel ära panna, kes soovib ja nagu te näete, siis supiköök on rahvast täis. Mismoodi see supiköök nüüd tööle jääb, et kas nii nagu Pae tänaval, et iga päev ootate siis hädalisi? Jaa, et tõesti, supiköök töötab meil siis iga päev kella 12-st kella 3-ni. Riiklikud pühad kaasa arvatud, nädalavahetused samamoodi. Ja teil on ju tegelikult need portsjonid ette nähtud inimestele, et kui palju ta võib siin koha peal süüa, kui palju kaasa võtta, et see vist on kuidagi määratud. Jaa, meil on tegelikult niimoodi kokku lepitud, et pool liitrit on siis see 1 portsjon inimese kohta ja 2 viilu siis leiba, aga meil on tõesti nii, et kui näiteks peale kella 2 siin inimesi nagu enam nii vähe ei ole või nii palju ei ole, siis tegelikult saavad nad ka kaasa ja praegu on lihtsalt, ja mõned ei söögi siin koha peal, vaid tulevadki kohe oma nõuga, siis nad saavad ka oma portsjoni nii-öelda kaasa. Supijagajateks olid täna Raimo Saadi Sotsiaal- ja Tervishoiuametist ja Sergei, kellel supijagajana on palju suurem kogemus. Tema teadis ka rääkida, kes on need inimesed, kellele supiköögilõuna on lausa asendamatu. Ei ole maja, korterid tam tööle sööma, magab tam, kõik. Nad on tuttavad selles mõttes, et käivad pidevalt. Они всегда здесь. Да, идут всегда. И каждый день. Каждый день. Кушать все хотят. Kuna me avasime just supiköögi, siis tore on tulla vahepeal panna ka käsi külge, see mis me igapäevast paberile kirjutame, et saaks ka näha, kuidas see reaalselt igapäeval käib, et väga huvitav kogemus. Kas on juba antud teile mingit tagasisidet ka, olete kuulnud, mis nende inimeste lood on, kes siin täna on? Veel ei ole jõudnud niimoodi rääkida, inimesed võtavad supi ja ju kõht on tühi, minnakse kohe sööma, aga võib-olla pärast tekib võimalus mõnega natuke juttu rääkida, aga tunduvad inimesed ilus koht, tulevad, vähemalt näod tunduvad rõõmsad, et selles suhtes on tore vaadata. Ja kordame üle, Tallinna uus supiköök on avatud iga päev 12 kella 3-ni uuel aadressil Punane tänav 48B.